tere kõigile! Talv on nüüd tasapisi läbi saamas, oleme saanud piisavalt puhata, tööd teha ja nüüd on aeg driftiauto talvunest välja võtta. Ja kohe räägin teile täpsemalt, mis on 2026 aasta plaanid ja mis upgrade'id meil tulekul on. Nii, driftiks tõstuki vahel. Räägime siis 2026 aasta plaanidest. Esimene plaan on see, et me loodetavasti sõidame tervet hooaega. Nii, aga mis upgrade'id meil driftikaga on? See saame diffri peal. See diffr on E65 oma, see ei ole E36 oma, aga see läheb E36-le. Nii, mis meil on veel? Meil vaja tulekustutussüsteemi, meil tuleb täiesti uus kütusesüsteem ja meil on väga suur upgrade mootoriga. Lähme näitan. See on 5,5 liitrine AMG mootor. M113 baasil toon M113, see on M113K. Miks ta K on? Sest K on kompressor ja kompressor on jõud. Ma ostsin selle mootori, see on kaua oodatud, ilusake, aga see mootor on natuke katki ja see mootor meil vahele ei lähe. Aga me võtame terve kompressori kiti ja me paneme selle meie mootorile, sest meie mootor on healthy, terve ja sealt tuleb ikka väga ilus jõud välja. See mootor jääb oruks, selle mootorile ma teen kapitaalremondi kunagi ja see jõuab ka kunagi driftikale vahele. Aga hetkel kompressor sinna ja teeme sellest jõudu. Mis on seal? See on meie uus silatala. Ja see silatala ongi mõeldud sellele diffrile. Me ostime selle K-Vellilt. Teistpidi. Oih. Ja said hakkama küll, väga hea. K-Veld. Meisterdus nullist selle silatala. Tugevdatud, ilus, pulbervärvitud. See läheb meil alla. Nii, ja mis me veel teeme? Mis me veel teeme? Me paneme uued tagumiskäänmikud. Me paneme, kütusesüsteemi ma rääkisin, aga see läheb uue raami sisse. Oota, kes me? Mina, TK Drift Team. Mina, mu mehaanik, võib-olla. Igatahes plaanid on suured, plaane on palju. Me üritame autot saada tugevamaks, me üritame saada võimsust juurde ja me üritame saada seda autot veel kiiremaks. Rajal. Ja paremini sõita üldiselt ka veel. Ehk õnnestub. Mis veel? Meits katki sõitsid? Meits katki. Kehalas sai katki sõidetud ja nüüd on uus hooaeg. Nüüd on vaja haavasid parandada. Ütleme niimoodi, et see on kõige valulikum koht. Vaata, nüüd on trepist alla rääk. Mis siin on? Auk on sees, miskit on puudu. Tuli ei püsi oma koha peal. Tagaluuk ei püsi oma koha peal. Kõik fiiber on katki. Oli vaja seina sõita kuhugi. Mis siin on? Tiivakaar on katki. Tiivakaart on ka uut vaja. Ja mis edasi? Hakkame seda fiibrit lappima. Jummel. Nii. Kes mäletab, kes ei mäleta. Eelmine aasta ma tegin selle korvi kütusesüsteemi valmidusega. Et see uus hooaeg, mis meil nüüd tulekul on, ja siis ma panen siia kütusepaagi, kütusepumbad ja tuleb täitsa uus kütusetrass. Aga mul vedas uue ostuga. Ma ostsin terve komplekt ära niimoodi, et seal on kütusepaak, seal on pumbad, seal on vahepaak ja ma sain korvi kaasa. Ehk siis see korv läheb minema siit. Ja paari päeva pärast ma saan selle kätte, mina saan selle kätte ja siis me hakkame seda installima. Vaata, mis saab. E36 omanikud vihkavad mind. Need on originaalvalge suunaga tagatuled. Aga mul on savi. Aga mis me neid ei pane, mis seal on? Meil ka originaal improd ju. Need on improd. Oleks võinud ju seina sõita midagi. Need ei lähe. Miks ei lähe? Sest et need on veel kallimad. Aga sa oled kõva vend ju. 2026 aasta plaanid ja upgrade'id on nüüd räägitud ja nüüd on aeg teostama hakata. Nojah, käib ka, Mis sa teed siis esimesena? Mis sa hakkad tegema? Aga reaalselt, Mis me hakkame sehitama? Esimesena käiukast alt ära. Teisena tagasild alt ära. Paneme selle uue silatala. Jaa, okei. Alustame käiukastist. Alustame käiukastist. Davai.
see oli kuulda. Ja nüüd on see tehtud osa 8,5 milli. Ja see ongi see, et selle järgi ma pean ostma uue kette endale. Aga ma ei tea nüüd. Miks sa üldse kette ära vahetad? Sest käigukast läheb 3.0 diisel ja 3.0 diisli nuut on teistsugune, kui on praegusel kastil. Aga ainult ketas siis või? Ainult ketas. Tellime täna uue kette ära. Nii, vana kast on maha võetud ja uus kast on juba küljes. Ja väga positiivsed uudis on ka. Mul on käigukasti adapter ja tuli välja, et seal on topeltaugu valem. Teisisõnu, mu kasti jäänurga alla. Ma sain seda liigutada kohe õigesse asendisse, kast on sirgelt ja praegu on top notch. Igatahes, järgmine küsimus on see, et kas ma pean tegema custom kastitala või sobib ka originaalkastitala. Poldid mutrid lahti. See vist istub nagu valatud. Kastitala kasti külge läheb. Kas ta aukudesse ka istub ilusti? On küsimus. Istub külje veel. Need on ülihead uudised. Ehk siis ma säästsin jälle mitu tundi. Ma ei pea custom nagu nullist seda kastitala tegema. Istub originaal täitsa otsa. Järgmine küsimus on see, et kas mul hoovastik istub? Hoovastik tundub palju pikem olevat vist. Jeps. See asi on vaja pooleks lõigata või lahti lõigata. See on mutter. Ma tegin selle kunagi reguleeritavaks. Kokku keerata ja siis vaatab. Ehk saan ilusti istuma sellega. Anyways, sain selle lahti lõigatud, nüüd ta on keerlev, ma saan teda õigesesse pikkusesse panna. Ma keerasin ta suhteliselt kokku ära, aga okei, ma saan ta kinni, aga ma näen siit kohast ära, et shifteri asukoht ei ole keskel kindlasti. Igatahes, ma arvatavasti pean selle ikka pooleks lõikama. Ma arvan, et ma lõikan ta siit pooleks, võtan mingi tüki vahelt, keevitan ta kokku tagasi ja siis saan veel teda reguleerida, sest praegu ta on isegi põhimõtteliselt maksi kokku reguleeritud. Ja ikka on veidi pikk. Ehk siis lõikan, keevitan. Mõõtsin kiirelt ära ja sain teada, et mul on umbes 4 senti vaja maha võtta, siis ta peaks enam-vähem juba tsentris olema ja siis ma saan seda veel omajagu reguleerida siin, nii palju kui ma tahan. Et hakkab lõikama. Nii, punktid on peale pandud. Praegu saab katsetada juba. Kas on enam-vähem õige pikkus või ei ole? Ma eeldan, et peaks olema. Nii, katsetab ära nüüd. Shifterist kinni. Ja istub väga hästi. Mõtleks, et siit vaadates on shifter ilusti sirge. Aga seda tuleb kellega koos vaadata, et või tegelikult pean autolist alla laskma ja vaatama. Aga siit käigud lähevad sisse, et võiks öelda, et enam-vähem okei. Keevitan selle osa kinni, mis ma siin punktiga panin ja siit ma jätan hetkel lahtiseks veel reguleerida kui vaja. Nii, aga isegi kui shifter nüüd valmis on, siis rohkem mul käigukasti osaga pole midagi teha, sest mul ei ole tellitud veel muffi. Seda ma lähen kohe tellima ja suur asi on veel kardaan. Ja kardaani ma saan hakata leiutama siis, kui mul on differ all. Ja see on siis next step, mida ma hakkan tegema. Mul on vaja alt ära võtta tagasild ja asendada selle ilusa suure tükiga, mida ma enne just näitasin. Ja siis 65 differ alla ja siis saab hakata kardaani pikkust ja kõike seda mõõtma. No, kiirelt, süke poole tunniga, tagasild on alt ära võetud. Kõik tükid on juba siin. Ütleme niimoodi, et suurte poiste Lego. Aga hästi lihtsalt käis alt ära. Ja nüüd ma arvan, et on aeg võtta paak alt ära. Sest et, nagu ma enne mainisin, on tuleb uus kütusesüsteem. Ja originaalpaaki meil vaja lihtsalt ei ole.
Okei, paak on nüüd maha võetud ja nüüd tuleb üks, kuidas ma ütleks, suur töö ette võtta, mis justkui peaks olema nagu eelmine aasta tehtud, sest et eelmine aasta sai ju värskelt uus auto ehitatud, aga kuna aeg pressis peale, siis mingi osa jäi tegemata ja nüüd on teine aasta ja kõrvaldan need pisemad vead. Ja see pisem viga on see on mu karp. Tegelikult ei olnud üldse nii hull, ma lihtsalt nokkisin ta suureks juba ja karp on ära keevitada, tagumised tiivakaared nagu ta tegelikult ei mõjuta otseselt midagi, aga ma keevitan ära ja siis on tehtud. Ja siis mingid siuksed kohad, kus on, ma olen plaadid pannud ja ei ole ära värvinud ja igatahes ma tõmban põhja enam-vähem puhtaks ära, seal kus roostet on ja siis ma tõmban terve põhja mastiksega ära ja siis on sellega finito ja siis võib järgmise sammu juurde minna juba. Nii, nüüd sai siis üks tagatiips ilusti keevitatud, enam ei ole kuskilt mingit auku. Nii, ja siis karbi osa on ka ilus, kena. Tõsta saab. Ja nüüd on siis jäänud üks osa veel keevitada, see on siis teine pool. Ja nagu aru saate, siis siin on lihtsalt. Teeme sellega korda ja siis värvib mingi põhja ära. Panen rooste surma ja siis saab hakata juba komplekteerima. Aga vahelduseks tiivakaartele, keevitustele ja muule möllule, siis mul mehaanik võttis eile juba nina maha. Ninaraam on siin. Ja vaadake nüüd, mis mul on. Ma ostsin uue kütusüsteemi. Kristo Ruudult ostsin, kuna ta ostis endale uue auto ja ta ütles, et talle istu see, ta tahab paagisiseste pumpadega. Ja siis ma ütlesin, mul on savi. Ma võin väliste pumpadega ka osta ja mul on nüüd terve süsteem olemas, kus on paak, pumbad, vahepaak ja korv. Ma olen selle üle väga õnnelik. Ma ei pea hakkama tellima kuskilt mingi paak ja pumpasid, ma ei pea korvi hakkama ümber ehitama. Ma saan lihtsalt kõik plug and play külge panna ja ongi kütusüsteem põhimõtteliselt valmis. 2 toru peale ja tagasi voolu veel. Aga ma toimetan siis edasi, teen seda kuradi tiivakaart. Lõppude lõpuks on nüüd kõik ära keevitatud, kõik mingi viimne rooste ära lihvitud, rooste muunduriga üle käidud ja krunt on peale lastud, kõik on ilus, karp tehtud, kõik viimse kohani on ära tehtud. See raske töö sai nüüd tehtud ja nüüd järgmine samm tagasill hakata kokku lappama. Sillatala on siin, puksid on juba pressitud. Ja läheb sild alla ja kõik kokku lappamisele. Kusjuures, ma vist ei näidanud, aga ühed lahedad asjad ostsin veel. Ja see ei ole esimene kord, kui me Wicefab'i ostame. Igatahes sellega on siuke lugu, et mul olid tegelikult vedrukandurid olid poludel ja ma vaatasin, et polud on liiga lödid ja siis ma mõtlesin, et läheb unipall. Ehk siis tagasild on täielikult unipalli peal ja läheb alla. Aga hakkasime nüüd tagumissilladel alla panema ja põrkusime ühe suure probleemiga kokku, kus see tagumine osa läks keresse vastu ja pidime siit kõik välja lõikama, keevitasin uue plaadid ja nüüd silla kinnitasin siin, läheb ilusti mööda see toru. Ehk siis nüüd läheb sillatala alla. Aretame praegu diffrit sillatalasse ja ütleme niimoodi, et raja ääres lihtne ei saa see olema. Tagant käib diffrile külge siuke aretis 3 poldiga, siis tagant käib 2 poldiga kinni. Eest käib siuke tala veel, mis läheb siia alla, kinnitub siit 2 poldiga alguses diffri külge ja siis alt 2 polti ja kõik hullem on see, et sealt kohast peab kämberarmi lahti laskma, et juhul kui tahaks diffrit vahetada. Igatahes me peame sõitma niimoodi, et differ meil raja ääres katki ei lähe.
igatahes ei olnud mitte midagi nii lilleline see sillatala alla saamine, aga siin ta on, differ on küljes, fitib ilusti igalt poolt. Kaikad on küljes, alumised kaikad on ka põhimõtteliselt küljes. Ja nüüd ongi ainult ülejäänud asjad külge ära panna ja saab silla komplektseks juba. Saab vaadata juba kardaani, mis kardaan meil istuma peaks. Ja saigi see iludus kokku. Kõik on komplektne, kõik on küljes, 65 differ on all. Kõik on ilusti unipallide peal ja kõik näeb nagu ilus välja. Ja nüüd, kui tagasild on nüüd komplektne, siis järgmine ülesanne. Korv ühendada kuidagi kerega ja siia mul on vaja teha plaadid ja pluss üks asi on veel, mis on vaja teha. Siia ma teen tõstekoha, et mul oleks autot kusagilt tõsta. Ja siis on vaja siit teha veel kinnitused, et mul tagumine stange istuks siin peal. Ja ma arvan, et sellega piirdub. Ja siis, kui kõik asi küljes on, siis me saame hakata juba pumpasid asju kõike külge panema ja kütusesüsteem vaja komplektseks veel teha. Ja saigi see lõpuks korvikene valmis meil. Ja mis siin tehtud sai? Tegime kinnitused ühele, teisele poole. Siis on tõstekoht nüüd. Ja see on see, mis hoiab mul tagastanget. Ehk siis üldpildis tuli väga ilus, vaja veel ära värvida. Ja siis järgmise sammuna on siis see, et kütusüsteem külge, korvi sisse, siis on vaja torud vedada veel ja hakkame juba tasapisi kompressorit peale panema, aga seda juba järgmises osas. Davai, tšau!